No tere! Vaatame, kes on esimene, kes tuleb Naeratuse miljonäri laivi. Nii. Kes on esimene? Kirjuta mulle, et olen esimene, kes tuli Naeratuse miljonäri laivi täna. Kes on esimene? Kirjuta esimene. Naeratuse kes tuli esimesena, vaatame, nii, 2 inimest tuli Naeratuse miljonäri laivi. Tere, kirjutage mulle tere, kus te vaatate ja kuidas teil läheb. Ma usun, et avatud talude päeval hästi paljud läksid. Mina otsustasin, et ma ei tee see aasta avatud talude päeva, sest meil on puhkemajas külalised ja neid tuleb aga juurde, siis me teeme talututvustustuure niisamagi juba. Uksest aknast ja peast laest jalatallani igatipidi räägime ära kogu talu, iga nurga, iga detaili ja siis tere Lääne-Virumaalt, väga äge käts. Tere Jaanika Solom, nii äge, 10 juba on platsis, väga lahe. Ühesõnaga, mida ma jälle teen, ma tükeldan purke, ma ei saa teile näidata täpselt jälle, kuidas ma seda teen, sest laivis ei tohi näidata nuga, ma ei tea, kas kääre võib näidata, aga ühesõnaga ma tükeldan purke, mul on mega palju teha, kas Wolt Kuller saab endale selle kohale toimetuse tasu või mingi teine tariif neil. Oota, mis täna plaanis, täna on mega palju plaanis. Tegelikult on nii, et ma plaanin midagi, ma ütlen välja, ma hakkan tegema ja sellest kujuneb alati kogu aeg teistsugune plaan üldse ja alati muidugi parimad plaanid. Kas Wolt Kuller saab see promokood Maarja Volter, mida ma olen jaganud, see promokood Paul, tere Paul, saadab mulle roose, aitäh imeliste rooside eest. Nii vägev käts saatis mulle ka appi, kui äge, te olete nii lahedad. Wolt promokood Maarja Volter, mida ma jagasin videodesse, onju. See siis toimib niimoodi, et mina kui klient Maarja Volter jagan seda promokoodi, ma saan seda kliendi äppi, mis meil siin kukub juba. Ma saan selle kliendi äppi selle tasu ja ma saan ka osta omale toitu. 10 eurot oli mul juba koos, käisin Tallinnas, siis kui olid need Eesti Lotto, Bingo Lotto saate loosimised ja see ette salvestused tähendab, siis ma sain seda kasutada, tellisin omale kookerist pannkooke. Mõtlen üldse tasu või ja mitte, okei, selge, User, väga lahe. Ühesõnaga tasu on ikkagi, kui sa lähed voltima, pane täppi järgi, tšau Maarja, Remmelga, nii äge. Kui sa pane täppi järgi, hakkad tellimusi tegema, siis sa saad orienteeruvad kuskil 2,90 kuni 5 eurot või isegi 8 eurot, suurtellimustega saab rohkem. Et minu meelest, kui vanasti keskmine ongi 5 eurot, saab see kuller otse siis enda ettevõtte kontole või siis sellele eraisikuna saab ka, meil saab mõlemat pidi Woldis olla tööl, siis ettevõtja, mina olen ettevõtja ja ettevõtte kontole näiteks sulle jõuad 30 tellimust päeva jooksul teha, siis 30 korda keskelt läbi 4-5 eurot, umbes nii palju siis kuller teenib. Mina ütlen, et keskmine on umbes 100 eurot päev, kui sa paned omale eesmärgi, lähed teed oma 100 eurot ära, sul on hea online mega hea olla, sa oled andnud seda välja oma powerit, jaganud sööki, inimesed maksavad selle aja kõik kinni, sa kogu aeg särad, sõidad mööda linna ja plammu voltinud, võib-olla ma tulen esmaspäeval Pärnusse, ma veel ei tea, sest asjad kogu aeg on muutuses. Eile näiteks pidi tulema võtted, aga ma ei saanudki neid tere, Karru-Marru, tšau, minu üks fännidest, lahe. Ma saan aru, et peale laste on mul ka täiskasvanud fännid tulnud, peale täiskasvanute fännid on mul veel fänne tulnud ja need fännklaab kasvab, fännitooted mul on, ma tükeldan siin vägevalt neid taarasid, on ju, ma lõigun neid purgid, valmistan ette, teate mis, tšauki Janar, tšau. Ühesõnaga, Wolt töö on üks lahe töö, aga võib-olla ma esmaspäeval tulen teen mõned tellimused Pärnus
ei ole midagi kindlat, ei luba, kui ma olen tulemas, siis ma annan sellest teada, kui ma Pärnu poole liigun, aga eile pidid tulema võtteid, aga kõik muutus. Ühesõnaga Taavi Libe oli justkui meie poole eile teel, aga ta ütles, et mul on nii palju võtteid nüüd ette salvestusel, et ma jõuaksin teie juurde alles öösel ja otsustasime, et me ei tee neid, teeme alles augustis, lükkasime veel edasi, aga kindlasti ta tuleb, teeb selle võttepäeva. Seni teen mina ikkagi neid videolugusid siin maal. On kunagi midagi piinlikku ja juhtunud voltides ja vale klient või vale uks. Muidugi on User nii lahe pika numbriga, et sa seda küsid. Davai, ma räägin. Ühesõnaga Taavi Libe ei tule ja mina olen maal, teen tegevusi, mul on puhkemajas inimesed, nad läksid vahepeal ära, mees läks korraks ära, siis ma mõtlesin, ma tulen laivi tegema, aga muidugi on juhtunud. Teate, viin kliendile süüa ja viin jumala ilusti ukse taha ära, avatakse uks, laps võtab vastu, ma nime ei küsinud. Laps võttis vastu, andsin niimoodi ukse praost, andsin selle toidu ära ja Woldist kirjutatakse, Maarja, klient ei ole oma tellimust saanud. Kui sa viisid selle tellimuse? Ära viisin ju ilusti, laps tuli ukse vastu ja võttis ära ja kõik jumala hästi sujus ja lasti mind ju alt sisse ja super on ja. Ei, Maarja, klient ei ole toitu kätte saanud. Mis mõttes ei ole toitu kätte saanud? Ma viisin ära, ruttu guugeldasin, kuhu ma siis viisin. Ma parkisin auto sinna maja ette, vaata, mis auto number on või see maja number on. Ma ju läksin, vajutasin ukse kella ju 2 kõrvuti maja, ongi, kui sa vajutad ühe ukse kella sama numbrit, siis ühesõnaga klient oli kõrval majas, aga see klient sai nüüd süüa juhuslikult, kuna ma ei küsinud nime, ise olin rumal, et ei küsinud nime, sellepärast rumal, et meid on koolitatud nii, et alati küsi kliendilt nime ja kas oli sinu tellimus või ei ole, et mis on teie nimi, annad siis toidu üle. Tegin seal vea, teate, ma rääkisin samal ajal telefoniga. See oligi ju täielikult minu pläkk on ja rääkisin samal ajal ühe teise kulleriga, lobisesime niisama telefonis on ja siis viisin aga tellimust, mis seal ikka on ju, kui see jõuab sinna. Laps sai vähemalt kõhu täis on ja vaata, kui ma tegin head on ja lõpptulemusel, kas mina maksin selle kinni, selle maksis Wolt kinni ja tehti uus tellimus, klient sai oma toidu ikkagi ja mina lihtsalt naeratasin sinna lõppu, ma ei osanudki muud teha, ikka juhtub, ka staarkuller eksib vahel on ja anti mulle see andeks, klient sai igatahes teise tellimuse, pidi natukene kauem ootama, palun vabandust kliendi ees nüüd on ja saan siin mõnusalt öelda. Mul oli täpselt sama asi kliendiga, et kõrvuti majad ja viidi teise majja ja sama korteri number on ja miks neid purke lõigud. Nendest purkidest tulevad need purgimütsid. Ma avastasin, et mul A Le Coq'i mütsi ma juba tegin siin. See video on siin üleval, kuidas ma purgimütsi otsast lõpuni teen. Alla 2 tunni sain hakkama, vanasõna tegijatel juhtub. Muidugi juhtub. Ja eriti, kui sul on naerutus näol ja siis mõtled, et aga mis asja, mul juhtus kogemata. Aga seal oli üks aga on ja, et ma rääkisin ka telefoniga samal ajal, mõtlesin, et teen oma päeva siukseks ägedaks ja rääkisin samal ajal telefoniga. Purgid lõigun, näed, ma näitan sulle. See rokimüts läheb ära on ja kohe. Näed, rokitaarast tehtud. Ja see A Le Coq'ist, see müts valmis siis otse siia kirjandusega ja panin video üles on ja. Mul on praegu siuke pats peas, et siis ma ei saa kõiki mütse panna. Ja minu lemmikud Eesti lipuga ja ma avastasin nüüd, et vahepeal oli maailma lukus, aga inimesed on tulnud ju kõik juba siia tagasi ja käivad meil külas, et ma teen Läti lipu ka, meil käib hästi palju Riiast inimesi puhkamas, mis on hästi palju, meil ei ole väga palju, aga natukene ikka. Kui näiteks jook number läheb ja rikub ta toidu ka, siis kuller vastutab selle eest. Kui jook läheb ümber ja selles mõttes kuller vastutab, et see peab sinna jõudma, aga kui nii juhtub, siis ruttu kirjutad kontorisse ja kohe lahendatakse see asi ära. Siiamaani mina ei ole küll ühtegi kliendi toitu kinni maksnud, pigem olen ma neid peale saanud, mõnikord jäävad kliendid magama ja siis ma saan selle toidu ise endale. Ja mõnikord läheb midagi sassi, siis ma küsin kohvikust selle toidu endale. Nad vahepeal ei taha anda, sest nad tegelikult peavad selle vist ära viskama, kui läheb valesti. Jõudu tööle, usinad maainimesed on ja. Tegelikult mul jäi roosipeenar praegu korrastamata. Ma vist jõuan sinna roosipeendrasse ka. Ja teate, ma pidin vahepeal, mul on 3 tuba puhkemajas.
siis 2 tuba on välja antud ja 3. toa anname täna õhtul välja. Meile tuleb Iirimaalt tuleb klient. Palju 0,5 purka läheb ühele mütsile. 1, 2, 3 purki läheb ühele mütsile. Vaata, kui kihvt džinni purk saaks ja mis vägev, vaata, kollane džinn. See sobiks praegu minuga täiega kokku, on ju? Ma teen Taarale suurema väärtuse, aga tegelikult miks ma neid täna tükeldan, sest mul ei ole seda Taarat kuskil hoiustada. Ta on plägane, on ju, ja ma tükeldan ja pesen purgid ära ja valmistan nagu ette, sest ma iga kell saan hakata heegeldama. Teinekord ma ei kasutagi seda sama purki, on ju, mis siin see silt on, et avastasin ju selle maailma, et ma saan kleepida kleebise peale ja teha täpselt sellise, siin on mingi kleps juba peal, mida ma ei taha siia. Terminaatori mütsi saab teha selles mõttes Terminaatori mütsi juulikuus lumi, sa mõtled bändi mütsi, on ja Terminaatori käest on küsitud, kui ma läksin Terminaatori taharuumi, ükskord nad olid kuursaalis esinesid, on ja ma läksin Terminaatori Jaagup Kreemi juurde ja taharuumi. Vaadake, mida ma teen! Vaadake, mida ma teen! Ja ma olen teinud Terminaatori logoga, nad on andnud suusõnalise nõusoleku, Terminaatori logoga saab ja vastavalt sellele, mida sina tahad, just selle pildiga saab. Hakkan tegema, näete, hakkan tegema Läti lipuga ka, sellepärast, et meil tõesti käivad ju siin lätlased ja ma olen siin samas piiri ääres. Ja vaadake, kuidas mütsid panevad nüüd põlema ja see keskkond ja see, kus ma elan. Selle bussiga eile mees viis mind kontserdile, on ja. Näe sealt, ei oskagi näidata, näed. Nii, selle mütsiga, mütsid, bussiga viis mees mind sinna Salatsisse kontserdile, jah. Tasuta kontsert oli, võtsime pitsat, nautisime seda muusikat ja muidugi ta ütles ka, et ma ei kuulnud väga muusikat, ma ääres lobisesid kogu aeg. Tööd ka teed või? Mul on puhkamajas puhkajad, siis käin mingid päevad ka voltimas linnas, siis ma ei tea, mul on kogu aeg sihukene lõbus, iga päev on puhkepäev, kui sa töö muudad mõnusaks ja lõbusaks. See on ka minu töö ju, purgimütsid on minu töö, videode tegemine. Mul on vähemalt 10 hobi. Ma ei tee ju tööd, mul on kõik hobid. Volt on chill, lõbu töö, Volti see elu õpetas mulle midagi. Ega töö pole jänes, mis siis ära. Volt õpetas mulle selle, et ma ei läinud mitte kunagi siis tööle, kui mul tuju ei olnud. Ma läksin alati siis tööle, kui mul oli tuju, aga enamuselt mul ongi tuju. Aga kui sa oled väsinud, siis ma lihtsalt puhkasin, sest Volt on see töö, kus sa nagu saad puhata siis, kui sa tahad. Sa lähed tööle, mille sa tahad ja ma olin iga päeva kuller kuni siiamaani, kui ma nüüd sain siia tallu. Kui ma unistasin ennast tallu, palun mulle elutarkustest rikast meest, maagilist maad, kus Tallinn oleks seal koos minuga ja ma saan inimesi vastu võtta suure südamega. Ja ma nii kaua rääkisin sellest kulleritele, ma joonistasin selle kõik paberile, ma tahan sinna majakest, sinna seda majakest, siis sinna tuleb see, see on meie maja, seal on vesi, sealt paistab loojub päike, mul oli nagu kõik joonised joonistatud enne, kui ma siia uueni tallu jõudsin. Ja need on YouTube'is Naeratuse miljonääris, ettekujutamine 1, ettekujutamine 2, kui mina tulin linna Tallinna, mis kõik hakkas juhtuma, kui ma tulin maale, mis hakkas kõik juhtuma ja mu elu tegi sellise kannapöörde, ma ei voldi igapäevaselt enam. Aga kui ma käin Tallinnas või Pärnus, siis ja olen oma mesilasega seal ja mu mesilane on seal, kus mu mesilane on seal. Paistab, näete, minu nunnu Toyota CHR hübriid mesilane taevasinist värvi. See on minu Woldi auto. Ja ma ütlen siin laivis välja, et ma panin selle müüki, see oli ainult 6 aega müügis, mitte keegi seda ei tahtnud. Auto hakkas tõrkuma just siis otsustas ta teha, et ma ei tööta nii hästi. Nalja teed, tahad mind maha müüa, sa ise ju võlusid mind ja hakkaski tegema nii. 6 aega oli kuulutus üleval. Issa, ma pean vaatama kuldsest börsist selle igal maha võtma. Aga see vist kadus ka ära. Auto 24 oli üleval, võtsin kuulutuse maha, auto töötab. Ei ole teleda mitte midagi. Ja kujutad ette, auto ütles, sa ei müü mind maha. Ise võlusid, nüüd nurrume koos.
minu onul on täna sünnipäev. Palju-palju õnne su onule. Ja mida ma veel olen tähele pannud? Te teete sellest laividest ekraanisalvestusi ja ma luban ka neid postitada, kui te soovite ja leiate mingi koha, küsite mingi küsimuse, ootate minu vastust ja teete ekraanisalvestust, teete pilte ekraanil. See kõik on lubatud. Ma olen telenägu, ma olen olnud telekas viimane kord, kes on siin uued 44 jälgijad. Pau. Ja laike on kuidagi vähe. Pange ka neid südameid ka sinna. Kes laivi saab? Mis asja? Kas laivi saab? Muidugi saab. Siis ma ei jõuagi kogu aeg ise rääkida, on ju? Ühesõnaga, mis ma just rääkisin, nüüd jooksis kokku. Öelge, tule proovi ise kuidagi laivi tulla siis, on ju? Nii lahe. Kas laivi saab? Aga mul jooksis kokku. Millest ma just rääkisin? Kirjutage. Kui te teete energia, on ju? Ja mul on täiega energiat. Kui ma saan teha tegevusi, mis mulle meeldib ja ma teen neid tegevusi rohkem, mis mulle meeldib ja mida ma armastan. Kui te teete neid ekraanist pilte või neid asju nii ja mida ma veel olen kuulnud, et näitate oma vanematele, kui siin on lapsi, siin on palju lapsi, näitate oma vanematele neid videosid, kus mina olen figureerinud ja ma tahan kes käis minu juures abis. Ta oli minu perenaise parem käsi 2 päeva, 1 öö, ta magas telgis, ta tegi minuga kõike kaasa ja see energia, mis meie omavahel jagasime, see, mis Andre unistused välja tulid siin, see, kuidas ta sai ka proovida erinevaid asju, mida ma siin päriselt teen. Me ujusime koos, me püüdsime kala, me jalutasime ümber järve ja vähke nägime, on ju, öösel pimedas taskulambiga. Ma saatsin ta ilusti telki magama sellise mõnusa uhke taskulambiga. Ja hommikul ma äratasin teda lõhneva pudruga, aias korjatud marjadega. Siis järgmisel päeval ta ütles, et ma olen natuke väsinud. See emotsioon, see, et ta sai kodust välja, see, et tema vanemad teda siia kandsid ja ülejärgmisel päeval tulid järgi, et see kõik on lihtsalt nii vägev ja kui tema vanemad siia jõudsid, ma saan aru, et teie vanemad, ma tänan teid siit veel kord. Ma ei jõudnud ära tänada, et nad usaldasid mulle oma lapse ja see Andre sai sellise kogemuse. Aitäh, Karru-Marru, et sa tulid. Issand jumal, tere. mõni hoogsalt siin räägin, on ju. Et näed, Karru-Marru, sina saad tulla tallu. Nägid, kuidas see käis? Andre oli hästi jätkusuutlik. Kas nüüd saab? Ühesõnaga, ka sul on see võimalus, on ja? Kirjutage mulle eraldi message. Okei. Jätke see lihtsalt endale meelde ja nüüd on see kõige põrutavam uudis, miks ma tulin laivi tegema. Nagu te nägite, siis kamina ees ma ei koo. Muidugi koon aeg-ajalt, on ju. Vaid armsaid mütse teie silme ees ma loon ja südameid tuleb. Ma näen, Karru-Marru, näed, kuidas südameid tuleb, täiega tuleb. Ma teen neid mütse teie silme all. Ma räägin puhkemajast, on ju, ja videolugude laager. Te olete seda küsinud. 54 vaatajat on siin praegu. Kui teie seast pole veel küsinud, millal tulla Uueni tallu, kuidas tulla Uueni tallu, siin on mitu varianti. 19, 20, 21 videolugude laager Uueni talus. Me mängime läbi just sinu unistusi. Nimekiri kaasa, nutitelefon kaasa, kes on alaealised, vanemakiri kaasa, et usaldab naeratuse miljonärile oma lapse, et kes on ilma need täiskasvanud või siis ühesõnaga üle 18 aasta, siis talle pole ju kirja vaja kaasa. Kas sa oled taluomanik? Mina olen siin, peremees on põlvest põlve pärit talu. Mina olen Taavi Lossi kaaslane ja tänu sellele elan ma siin Taavi talu. Nii, siis sellest videolugude laagrist. Me ei saa kõike ette teada, mida me selles videolugude laagris teeme. Me teemegi seda, mida sina tahad, mis on sinu unistus. Tahad läbi mängida kokkamist, tahad ujuda, tahad paadiga sõita, tahad näha päikeseloojangut, tahad tähti näha, tahad augustis saab ka vähki püüda. Jee, täiega lahe. Kas oled vähki niimoodi kinni võtnud?
selles mõttes me saame vähit potti panna, see kõik on võimalik. Siis me saame tatart kindlasti proovida võtta, mõne tatra. Põllumees lubas mul peotäie ikkagi võtta. Meil tuleb toortatar ümber siin Uue-Jaani talu on tatart, on ju. Siis see, mida loodus annab, lähme koos seenele. Linnanaine on maale saanud. Linnanaine, ma olin 5 aastat jutti tallinlane, aga ma olen muidu ju maa juurtega maad pärit ja kõik suved veetnud vanaemade juures ja ise 1. kuni 10. eluaastani elanud maal. Nii et maa selline hõng on minu ümber kogu aeg olnud. ATV-ga saab sõita, kui sa oma ATV kaasa võtad, siis saab jah. Metsatee läheb täiesti äge. Aga meil endal veel ei ole ATV-d, paneme sinna unistuste listi. Väga hea, mul on 100 list ja mul on täitunud juba 7 asja sealt 100 listist. Ma kirjutasin 107 juba, kogu aeg kirjutad juurde. Ma panen 100 listi, siis mul on see panemata. ATV peab ka tulema siia maale, muidugi. Kas pean korra minema, tulen varsti tagasi? Okei, ma ei andnud sulle sõnagi, karru-marru, aga ma tean, et sulle meeldib siin olla ja vahel midagi öelda. Kas sa linnas suutsid enda pahedelt loobuda? Kas sa linnas suutsid oma pahedest loobuda? Jumala hea küsimus, muideks. Puuks, see on väga hea küsimus. Ma loobusin Tallinnas 2 pahest siis või? See oli, soovin saada tallinlaseks, ma pesen siit nüüd ära need. Nii, nendes klipsides saab ka midagi meisterdada kindlasti, on ju? See läheb taarasse. Soovin saada tallinlaseks, et saada ja aidata üks arenev ettevõtte käima ja saada selleks üheks osaks. See oli see, kui ma 6 aastat tagasi siis tallinlaseks unistasin, siis sel hetkel ma suitsetasin. Ma olin kunagi salasuitsetaja, enamus ei tea, et ma olen üldse suitsetu teinud, aga see oli minu üks pahe ja ma sain Tallinnas sellest lahti. Just siis, kui ma hakkasin, ostsin endale Ford Mondeo uuema auto, siis seal autos ma ei suitsetanud. Ja kui ma hakkasin rendiautodega sõitma, kui vahepeal mul autot ei olnud, seal ei tohtinud suitsetada. Ja siis nüüd, kui ma oma mesilase otsin, siis ma olin juba suitsuvaba. Tänaseks on, ma teadsin, ma ei saa laulda, ma ei saa rääkida, et see suitsetamine segab minu maailma. Nii, see oli üks minu pahe. Ma ei tea, mis pahesid mul veel on. Selle ma jätsin juba 4 aastat tagasi, peaaegu. Nii. Nii, oot, kus see on? Kas laager? Ma rääkisin ju nii palju asju. Maal ongi imeline elada. Igatsen isegi maale tagasi. Linnas võib lolliks minna. Täna ma ütlen, et linnas võib tõesti lolliks minna. Teil mingid koduleht ka ikka. Muidugi Uue-Jaani talu koduleht, YouTube, Instagram, Facebook ja Uue-Jaani talu Facebooki lehel on see sündmuse link, kuidas tulla videolugude laagrisse. Ma panin selle üleeile ülesse. Ma imestan, et teid nii palju on. Miks te avatud talude päeval ei ole? Miks te siin olete? Mina näiteks see aasta ei teinud ja ma tundsin, see ei mahu mu graafikusse praegu. See tundub nagu Tori ei ole. Iklas piiri ääres olen. Peale vaadates ütleks küll, et see pole üldse suitsu teinud. Aitäh sulle, Janar. Selles mõttes ma hakkasin, siis kui ma loobusin täielikult suitsetamisest, juba kui ma veel suitsu tegin, siis ma ei teinud palju selles mõttes, aga natuke ikka. Siis ma juba hakkasin oma tervisega tegelema ja vaatama, mida ma söön. Aga pärast seda, mega vägev on olla. Ma tõesti söön, mida tahan ja tunnetan, tajun, mida mu keha vajab. Kindlasti mõelge ATV värgi peale. Nii, selles mõttes ma tahan supilaudasid osta. ATV-d on ja supilauad panin nimekirja. ATV-d tulevad. Kas keegi peab tööd kah tegema ju? Nii, täna metsik rahvas talude päeval. Homme vast rahulikum. Ja täna on meeletu rahvas läinud talude päevad. Eelmine aasta ma tegin avatud talude päeval, siis kas see oli kella 6 või 5 ma ei mäletagi. Ja mu mees istus kell 4 maha, ütles, ma ütlesin, okei, ma võtan viimased külalised ise. Mul on veel powerit! Me tegime eelmine aasta avatud talude päeva. Nii äge. Ja minu käest küsiti, et issand jumal, ma ei saa üldse talu vaadata. Ma vaatan ainult sind. Sa oled lihtsalt nii hea jutuga, Maarja.
mul on supp laual, räägi räige äge. Sul on supp, issand jumal, ma loen alati valesti, sorry. Nii, Maria kirjutab, et mul on supilauad räige äge. Ja ma sain proovida ühe külalisega, Kätlin Murel käis, tema on ka siin. Kätlin Murel, minge followma teda. Kätlin Murel on ka TikTokis, ta alles paneb sinna mõned need, aga ta teeb nii ägedaid. Ta Instagramis on Kätlin Murel. Minge vaadake, kellel on lapsed, kuidas 3 last järjestikku kasvada koos lastega, siis Kätlin jagab oma elustiili. Temal olid need supilauad täiesti olemas ja ta tuli meile. Ta oli siin karavaniga, ta sai kõike olla meiega grillida, kala püüda, pakkus meile supilauasõitu. Siis me saime seda kogemust, nii et minu tütar ja mina täiega nautisime. Vot, mina lugesin, et sul on supp, aga supilauad oli juttu, on ja. Siis ma lähen viin kohe puhkemajja. Mul on seal väikene poenurgakene tehtud. Ma teadsin, et ma pean selle laekasin ilusti tolmuvabaks tegema. Väga äge, väga äge. Nii äge, et teid on siin näed. Hetkel on 26, aga on vaata, siis tasub ju ikka tulla laividesse ja rääkida. Videolugude laager, no see on kõige ägedam, mis üldse tulemas on. 19, 20, 21 tule ja registreeri, sest kiiremad saavad majja ja järgmised juba telkima ja keda ma veel majutan, 2 tükki saavad retrobussi minna ööbima, siis on kuuri peal tuba 2-le, nii et minge aga Uueni talu Facebooki lehele, seal on sündmuse link olemas, suuri loomi ka on seal. Meil on metsloomi ainult näha, jänesed jooksevad siin, kitsad, omal loomi ei ole. Sest me ei saaks ju muidu reisida, kuidas me lähme siis vahepeal Mehhikosse või Inglismaale või Itaaliasse, kus me just oleme aasta jooksul käinud, siis meil ei ole omal loomi, jah. Me tahame ära käia, sellepärast ei olegi. Vaadake, kui lahe laegas siia laekasse saab igaüks tuua, kui ta ostab mingi mütsi ja siis ta saab siia laekasse tuua ja panna ise raha, meil hakkab ise teenindus olema. Noh, see ongi juba praegu, aga ma vaatasin, mul on mingi plastmasskarp seal lihtsalt, et ma ei taha, ma tahan ilus oleks, on ja nii, ja siis mul on vaja teha silt veel. Siis ma mõtlesin, et vaadake, kui ilus kaart. See, kes saab naeratus, kui me saame 2222 jälgijat mulle täis, on ja tere, ilus. Siis ma saadan postkaardiga talle selle kaardi saadan. Vaadake, kui ilus see on. Jälle täna kollane, ma ei tea, mul on mingi kollane päev täna. Ja siis pastakas on ju ka kollane. Pastakas. Mul ei olegi siin pastakas. On. Mul peab siin olema pastakas. On. Väga lahe. Nii, pastakas on ka kollane, et need järjest postitan esmaspäeval, siis kes tahab veel pastakaid, siis ma panen ümbrikuga teele. Margi raha ja pastaka raha võtan ja läheb tšauhti sulle postkasti, panen sinna Eesti Posti ja tuleb sulle üle Eesti ja vaadake, kui sellise sõnumi, naeratuse miljonär kirjutab alati mingi sõnumi ka kaasa. Need, kes on juba saanud pastakad, nad on näinud, et seal ei ole ainult pastakas, seal on ikka üllatusi ka. Ühe ümbriku ma toppisin nii täis, et ma pidin Margi juurde ostma. Ups. Ka seda juhtub, on ja. Aga mis ma teen selle rahaga, mis sponsorid mulle annavad, need roosid asjad, need ma tegelikult panengi nendesse apsudesse, ütleme Margile, panen juurde, näiteks ma pidin juurde panema ise, siis kui ma jagan pastakaid, siis seda raha ma hakkan kasutama tegelikult sellesse ringlusesse, bränditoodetesse. Et kui ma annan pastaka kellegile, ma näen, et just tema väärib seda pastakat mitte ostma, vaid just ma annan, siis see raha, mis läbi TikToki tuleb, need roosid ja kõik need hakkavad minema, see on nii väike raha, aga see pastakat toetab kohe kindlasti. On ju, et see pastakas jõuaks väga paljudeni ja kui see saab tühjaks, et ta saaks siis uue ja nii edasi. Vot, see pastakas saaks sellise mõnusa ringluse, et igal ühel oleks see kodus olemas ja isegi võib-olla rohkem kui üks, sest üks on sul töölaua peal, teine on sul koolis kaasas ja kolmandaga lähed kuhugi, mitte, jah, nii ongi.
Kassiga reisinud. Maria, nii lahe, sa oled täna nii aktiivne. Väga äge ja et sa reisite kassi ka. Jah, meil on kahe peale kokku palju lapsi, siis me mõtlesime, et praegu pole siin neid ei ole loomi, ühesõnaga ei ole. Ma ei ütlegi midagi ettepoole. Ei ütlegi midagi ettepoole. Ja ma ei tea, napsu võis ju laivis näidata. Kes on meie naaber? Kas keegi on näinud sellist pudelit? Sest tema on meie naaber. Kirjutage siia, mis te näete? Kes on selle napsu taga? Mustsõstra ja pipranaps, mega hea, pisikeste lonksudega. See on 10 CL ja 30 volli. Ühesõnaga seal elab Tiina Tauraite. Tiina, jaa, super, Tiina Tauraite, ta on meie naaber ja see sõstranaps on meil müügis, sest meil on, käivad külalised puhkajad, nemad käivad siin ise puhkamas, ta on meile naaber ja ma panen ka need siis sinna laeka juurde. Kus on laegas? Siin. Vot, selle laeka juurde panen ka need napsud. Mis asi siin tillendab? Kuidas me selle siin... sain paremini. Panen selle ka sinna juurde. Väga lahe. Siis ma pärast kirjutan selle nimekirja, mis meil on. Aga ma saan siit ka näidata. Siin on ka. Me paneme siia üles nii targad eestlased. Kas sul hoidistega, kuis sul hoidistega, kuule puhkan korraks, kohe-kohe hakkame mustsõstraid ja punasõstraid korjama. Hoidistega tahate, ma näitan teile, kus mu hoidised on esialgu külmkapis, sest kelder pole ju veel valmis. Kelder on selle maja all, tuleb kelder, on ja. Aga see ei saa veel valmis, varsti-varsti on ja. Siis see Tauraite naps läheb sinna puhkemaja. Puhkemaja on seal. Puhkemajas on selline väike lett üleval ja osa tooted on mul ka siin väliköögi all. Aga mis mul on siis? Keeran teistpidi. Aps. Seda ma ei tahtnud, ma tahtsin nii. Väga hea. Nii, maasikat on, ja. Siis mul on siin mustikat ja kirssi. Vot nii. Ja need on praegu siin külmkapis. Nii. Ja kes mul aitas neid sildikesi panna? Mul on veel seda... meil on külmkapi magnetit, on ja? Pillirost kõrsi. Pastakad. Kaelussallid Maarja Maarja elust. Siis on söejoonistused. Vaadake, siuksed söejoonistused siin. Need on siis, kui ma teen lõunauinaku, hakkan mediteerima, näen mingeid nägemusi, siis võtan söe ja joonistan selle siia paberile. Siin on veel üks söejoonistus. Siin. Ja purgimütsid on ja puidust laused. Kohe näitan. Ja Tauraite naps on siin allkirjas, on ja? Tauraite naps. Elan Tallinna lähedal, meil praegu sajab vihma, teil nii ilus ilm. Jaa, meil on mega ilus praegu. Siis, puidust alused, näed. Siin on puidust alune, on ja? Laula ise ja lase teistel ka laulda. Laula ise ja lase teistel ka tagurpidi näeb. Okei, kohe keeran uuesti. Ma keeran niimoodi. Laula ise ja lase teistel ka laulda. Mees ilma õlle kõhuta on nagu korter ilma rõduta. Need on siis peremehe tütre tehtud ja ma näitan siis neid niipidi veel. Et külmkapi magnet, kui keegi tahab pilti teha, siis ma seisan korra nii. Külmkapi magnet ja laste käekiri on siin, on ja laste kirjutatud menüü. Osa tegi Andre ka kirjutas selle. Et see on see, mis meil siis kogu aeg talus on olemas. Ravimtaime tee. Neid ma ka pakendasin koos Andrega. Keeran teid tagasi, siis panen selle mirror efekt. Nüüd vist on õige pidi, jah? Ahah. Ja, väga hea.
selle olin tegemata jätnud. Mis on purgimüts? Kui sa vaatad minu videosid, vaata neid videosid, mis ma teinud olen, siis ma näitan teile, kuidas ma purgimütsi teen. Minu selle konto pealt vaata videosid. Nii, tere Tormi ja tere Igor. Nii, kes mul siin veel? Keir looduses. Ah, kui lahe, Keir looduses. Keir looduses, sina oled ka nii äge, mina vaatasin sinu Youtube'i kanalit, et see, mida sa edastad ja kuidas sa seal rändad on ja Igor 38, jah. Nii, Youtube'i ka teed video purgimütsidest. Kuule, aga sellesama video ma panengi siis Youtube'i ka, kuidas ma kiirendusega selle tegin. Vot, ma peaks hakkama kirja panema, mis mul kõik jälle, ma ei taha, see nimekiri kasvab jälle ju. Mida ma jälle kõike tegema pean? Selle video sinna tõstma, reisivideod on ka veel valmimisel, Mehhiko 4 osa on valmis, Inglismaa 9 osa on tulemas, ühes telefonis on Mehhiko reisivideod, mida ma monteerin otse telefonis, teises on need teised ja siis ma tõstan selle video, purgimütside video tõstan siis Youtube'i, väga hea tähelepanek, tõstan selle kiiremas korras, laen sinna, onju. Pane aeglustusega, sellepärast tahaks, et saaks Youtube'i panna aeglustusega. Ei pane aeglustusega. Keir looduses soovitab, et Youtube'is võiks olla aeglustusega. Ei pane. Tee nalja. Viska nalja või? Ma viskangi kogu aeg nalja, selles mõttes, et see elu ongi üks aga nali ja iga päev ongi üks nali. Teeme tegevusi, mis meeldib ja siis ongi kogu aeg lõbus, on ju. Teeme hundirattaid ja värke, ujume ja mõnuleme. Aga Keir looduses, aitäh sulle soovitama seda aegluubis teha. Aga kui keegi, siis saaks paremini õppida. Kui keegi päriselt soovib, siis minu meelest oleks jumala lahe, kui sa tuleksid siia ja ütled, jess, mina tahan purgimütsi teha, ja teeme seda koos. Sest silmast silma on palju mõnusam seda teha minu meelest. Sa oled ikka nii äge ja tubli ja energiat sul ikka jagub. Aitäh, Marbel. Mulle on niimoodi ka öeldud, aitäh sulle ja siis üks sõber ütles, Maarja, tegi voice sõnumi mulle, Maarja, see TikToki maailm on täiega sinu maailm, nii äge, et sa seda teed. Seal kinnistes gruppides, kus sa live-videosid harjutasid, siis see ei olnud päris see, aga siin sa oled nagu veel ehedam, et tema on näinud mind tänaval, ta on mul kolleeg ja ta on näinud mind tänaval öelnud, et täiega äge, Maarja, et sa siia TikToki kolisid, see on see maailm, kus sa pead olema. Ja ma tulen siia täpselt, mul on alati powerid, kui ma siin lõpetan, mul on powerid, kui ma siia tulen ja tšau, kes praegu tulevad. Nii vägev. Kuulge, kas see video laeme alla, tõstame Youtube'i, on ju? Mul on parimad videod, tõstan Youtube'i. Mul on nüüd 2 video, on ju? Naeratuse miljonär YouTube kanal, minge seda jälgima, seal on igast erinevaid. Kuna ma telekasse ju ära ei mahtunud, siis mul ongi Naeratuse miljonäri YouTube, kus tuleb erinevaid saateid. On see reisivideod, on need minu tegemised, on need laivid, näebki püsti videona, sellepärast, et ei saa ju keerata nii horisontaali, näeb vertikaali. Siis videode tegemise õpetusjuhendid saavad need, kes tulevad laagrisse, saavad kaasa, sest need on mul eraldi Facebooki kinnisesse gruppi juba portsuna valmis tehtud. Ma annan kaasa neid juhised, kuidas päriselt ise video kokku monteerida. Voltkoodi Maarja Volter. Elupäästja jälle laivis. Kuulake, mida nad räägivad. Elupäästja jälle laivis. Nii Matu, nii lahe, millega ma siin küll puudutanud olen, aga väga äge. Millegi pärast läheb mulle täna täiega luulesse. Ju siis energia on täiega õiges kohas. Kirjutan sulle koodi siia. Kuigi see oli ka siin eraldi videos kommentaar. Nii. Suured tähed. Maarja Volter. Kui tellid Volti esimest korda, siis Maarja Volter koodiga saad 2.50 kohe toidult alla. Ja siis saan ka mina 2.50 ja kui sa veel tellid, sa saad veel 2.50 ja mina saan 2.50. Kokku 5 eurot sulle, 5 mulle. Kas pole mitte imeline? Keegi juba... Nii. Maarja Volter. Kas sa usud jumalasse? Nii, oota. 14, kui mind peale võtsid, oleks ära külmunud talvel.
matukene, kuulake. Ma olin 14, kui vana sa siis praegu oled? Ma olin 14, kui mind peale võtsid, oleks ära külmunud talvel. Kas ma jumalasse usun, ma vastan sellele. Kui sa usud jumalasse ja usud sellesse, nagu iseendasse, siis on nagu topeltusk, eks ole. Nii, kuna sa, kuna sa avalikult ennast jagama hakkasid, see on ka hea. Aga 30, mis asja? Sa olid 14. Mul on 20 aastat load ju. Vau, Matu. Ja ma olen sul meeles. Ma olen vist olnud ingel. Appi, kui äge. See teeb mind südamelt soojaks. Sest kui ma müüsin purgimütse ja lõpetasin oma tööpäeva, vabandage, kas te lähete täna rooli? Te olete ju võtnud. Ma ütlesin, ei, mul on lihtsalt nii palju powerit. Äkki te viite mu koju? Ma viisin pärast peoplatsi, kui pidu sai läbi. Olin müünud purgimütse ja viisin inimesi niimoodi koju. Ja need ka tänavad mind täiega kõrtsust inimesi koju viia. Ja kuulasin neid ära, sest nad tahtsid rääkida lihtsalt kellegiga. Millal see koht ehitati siin või? Maria küsib, millal see koht ehitati. See on ju põlvest põlve pärit talu, kus Taavi on siis 6. põlv ja viib seda ja juhib seda siin. Kui Taavit ei oleks, siis ei oleks seda ju ka siin praegu sellisena, nagu ta on. Kas sinna Puhkekülasse pääseb mingi kaupbussiga või peab oma autoga tulema? Sina requisti sulle. Oota. Keir loodusest tuleb minuga. Aga ma vastan ennem veel. Tšau, Keir. Täiega äge, et sa tuli. Tšau, kuule, aga ma vastan korraks sellele, kuidas siia Õuejaani tallu, siis ma annan sulle 2 sõna. Sobib? No. Siis ma puhkan natuke ja joon vett. Aga ma vastan sellele veel ära. Kui sa tuled Pärnust Iklasse, tuleb otsebuss, ta sõidab üle tunni aja ja kas on üle 1? Kus sa kadusid? Keir, tule tagasi. Siis on minu meelest 1 euro ja õpilastele on see tasuta. Sul oli müts peas. Ja purgimütse ma teen muideks 15 aastat juba. Ilus koht Õuejaani talu Facebooki lehele, tulge jälgima, sellepärast et mul on 2 reklaammängu tulemas. Üks on see, kui meil saab 1000 jälgijat Õuejaani talu Facebooki lehel, on see mäng. Ma panen selle hiljem ja siis on ju siin 222 täitumisel jagan pastaka välja. Nii, läks vale nupp, aga tule tagasi. Ateenas ja siis on kõik õhk saastunud. Oi. Nii. Minge ja Õuejaani talu kodulehte ka vaatama, maagiline paik, kus oma sündmust või midagi pidada. Tulid tookord Viljandi poolt. Matu kirjutab, kus ta mind nägi 15 aastat tagasi põhimõtteliselt, jah. Panin, oota, nii, tuleb. Accepti. 3, 2, 1 ja räägi. Mul kogemata läks vale nupp. Oissu viisid, vaata, aitäh, Matu. Igatahes aitäh, et sa niimoodi tänad mind ja omakõlasid. Räägi nüüd, Keir. See, mida sina teed, on ka nii lahe, et millal sa mulle külla tuled, me läheme koos loodusesse. No ma olen mõelnud, aga praegu suvel on see töövärk mul nii palju siin tööd, et laagris ka. Päris palju tööd ikka, noh. Mis sa teed seal siis, et hästi palju on? No lastele teen näiteks orienteerumist ja siukesi asju siin laagris ja aitan neid ja mängin nendega siuksi lastel nagu tore oleks vaata. No ilmselgelt, mida ma Andrega tegin praegu siin. Vanemad olid nii õnnelikud, et ma tegelesin nende lapsega. Ja. Nüüd sai endale YouTube'i jaoks ostetud see GoPro ka ära. See on minu unistuste listis GoPro. On sul ka? Muidugi on. Ma juba peaaegu oli käes. Ma juba mõtlesin, nüüd ma lähen, mul on raha koos, aga see raha läks ikka mujale. Kurja.
Matu kallistab, võtad vastu kallistuse. Tead, et ennast peab kallistama, ütleme, et sa oled nii kallis iseendale. Aga Matu, sinu kallistuse võtan virtuaalselt ka vastu. Varsti tuleb mul sellest video ka üles, kuidas proovime, avame selle, aga ma vist ennem panen täitsa uue, selle äkki vaatajad pakuvad ära, vahet hakkavad kommenteerima, et kuule, et äkki mingi kaamera vahetus sul olnud või. Et enne ma seda lahti pakkimist ei panegi üles. Jaa, aga selles mõttes, vaata, kui sa küsid ja unistad, siis sa pead olema täna ka valmis. Siis eelmine aasta ma tahtsin GoPro kaamerat, tead, millise ajal või? Enne suve, aga mul oli esimene suvi siin maal ja tead, kui palju tuli tööd, mul poleks olnud aega üldse teha videolugusid. Täna ma nagu jagan enda tööd ja teen videolugusid ka. Ma nagu eelmine aasta ei osanud, ma tegin ainult tööd siin, ma niitsin kogu aeg ja luuletasin endale. Oiss, nii, pean seda alati meeles nii näha. Aga nüüd ma küll olen valmis, et ma tahan supilaudu, siis ma tahan ATV-sid ja siis vaadake, kui palju ma pean neid roosasid välja teenima, et seda kõike saada. Tõesti, see raha nii kergelt ei tule. Raha tuleb kergelt, vaata, mina ütlen selle peale, raha on siin peo peal. Keir, ma õpetan sulle midagi ja veel meil on 29 siin, on ju. Kui sa midagi tahad, ütle välja, pane kirja. Kujuta ette, et see on sul juba olemas ja raha annad niimoodi välja. Raha tuleb vastu ka võtta vastu ka. Sina tahtsid anda või? Võta või? Drooni ma mõtlesin, et ma laenan aeg-ajalt, et iga aasta ajaga oleks hea drooniga üle sõita. Ma olen ka mõelnud endale drooni osta. 6 sotti, noh. Ma arvan, et tuleks rentida seda 4 korda aastas. Huvitav, palju see maksab? Ma ei tea. Äkki kellelgi on, kes saab külla tulla ja filmida. Kutsume sinu juurde ja minu juurde, on ju? Võtan su metsa kaasa. Ei, mulle meeldib metsas täiega. Mustikale käisin ka ju. Mustika ma ei teinud laivi Mustika metsas. Ma tahtsin lihtsalt olla. Jaa. Ma olen ka mõelnud sinna nüüd minna. Ma vaatangi, kui ma siin laagrite vahel tegin mingi vaba aeg, siis et laagri videot praegu kopeerin arvutisse, et ära panna laivi. Ära üldse räägi, mina teen seda telefonis, sa räägid sõna arvuti. Oi, ma proovisin, ma teen telefonis kõik videod. No tegelikult telefonis on hea need igasugu TikToki videod ja siuksed asjad mõistlikum teha. Aga YouTube'i ma teen ikkagi juba arvutis pigem, sest Masteris on see jama, et ega see heli nagu super palju ka ei saa panna peale. Ja noh, kui mul veel see GoPro, kui mul on see GoPro, siis mul on kõige lihtsam veel panna üldse arvutisse. Arvutist ma saan kiiremini üles laadida ja nagu paremini valmis ehitada. Ei, loomulikult, kui sa oskad seda, mina pean selle ülesande kellegi teisele andma. Teeme tegevusi, mis meile täna kõige meelepärasem on, ja anname neile tegevused, mis keegi teine tahab teha. Mis ma teen? Anneli Sette küsib, ma teengi seda sama mütsi, näete, siin on rokimüts, aga ma panen Taarale kleebise peale, hetkel teen Läti lipuga, mis Taara siin all on, ja kes seda enam teab, Monster on paistab siit, jah. Siis ma valmistan ette Läti lipuga mütse. Teate seda, kui te Lätis käite ja Eesti tagasi sõidate, siis ma sõidan tavaliselt keelumärgi alt sisse ja siis ma mõtlesin, et see on Läti lipp. Nii et ohtlik on Lätis käia ja Läti lippu näha, on ju. Näed, Keir loodusest. Kuule, aga kas mul neid ka tuleb juurde? Sina oled mul laivis praegu, on ju. Jagamisi ma ei näe. Laike on 12 000, rekord on mul 70 000 ja alati, kui keegi laivi tuleb, siis tuleb mul ka follower'e juurde. Nii. Viistab, kui hea tegevus on. Jumala hea teraapia on see minu meelest. No sul natukene alla 200 veel minna on. Sinna 222-ni. Tead, see tuli nii spontaanselt. Minu meelest, kui ma ära magan, et tõuse hommik, mine heade mõtetega, heade mõtetega, tõuse üles hea tujuga. Ja siis on mul alati mingid, oota, ma lähen nüüd, panen 2-2-2-2 täitumisel, siis annan pastaka. Ma ei tea, nii spontaanselt. Kuidas sul nende videodega on? Lähed loodusesse, sa ei tea ju mitte midagi ette. Loodus ongi selline, Niisugune tore kohta ongi, jah.
nüüd tuleb hakata ehitama, kuna mul on tegelikult üks kanal veel, üks inglisekeelne, ilma rääkimiseta kanal. Sinna tuleb mul hakata ka nüüd tootma midagi. Et ma pean hakkama tootma sinna ühte videosarja nii-öelda, mis siis on ühest majakese ehitamisest metsa. Pool maa alla tuleb ta. Ma pole see suvi ikka veel sinna koha juurde käinud veel minna. Kuigi ma tean küll, kus ma ta ehitan, ega seal on muidugi kaevata ka korralikult on ju juured ja kõik, mis seal on. Ja siis ma ei ole veel jõudnud sinna lihtsalt. Aga ma pean jõudma sinna. Mis sa arvad, mul tegemata kõik on? Mis sa arvad? Ma tahaks ju samal ajal volti teha, siis ma tahan talus olla, talutuure teha, siis ma tahaksin roosid on vaja korda teha praegu, siis ma pean minema vaatama aiamaale, kurgid on äkki liiga suureks kasvanud. Ma teen ju aiapidamist ka. Ma ei jõua ka, koduski praktiliselt midagi teha, sellepärast, et ma olen enamus juba siin laagrites istun. Absoluutselt. Oota, kus kandis sa elad ja kus kandis need laagrid on, et ma igaks juks küsin üle? Siin Vedu Uus-Talus on laagrid. Vedul, Tartumaal. Tartumaal. Ja, ma olen Tartumaa inimene. Ma käisin vaata Tartus, aga ma käisin ma ütlesin, et ma olen, aga ma tegin omi tegemisi, Miks ta mul eraldi video heli salvestab? Kummaline. Topelt heli või? Ta salvestab kuidagi topelt seda heli. Okei. Kus mul videod kadusid? Siin on. Kopis. Nii kummaline värk, et jäi laste heli peale või jäänud. Ma teen niimoodi, et vaata. Nüüd on mul ka topelt. Mis asja? Mul on niimoodi vaata, et seesama kleebis siin on ja siin mu käes. Siis ma panen selle siia purgi peale ja aitan panna nii sirgu kui saan. Aitan siis kaardiga, lükkan nagu sirgu peale. Tehtud. Mul on telefoni kaitseklaas natukene valesti peale pandud. Tal ei olnud mingit asju, millega panna paika seda sättida. Siis ma kuidagi tunnetuse järgi panin, aga siis üks nurk jäi natuke üle nüüd kaanega. On tal seal mingit liiva all ja kõike midagi. Nüüd üks nurk on põhimõtteliselt kellaaega ega patarei, seda ei näegi. Nendega on ja mina võtsin selle, millel nüüd näpu see lugeja ei tööta. Mis mõttes ei tööta, et mis nüüd siis? Panin selle kaitseklaasi, lasin panna nagu. Mis telefon sul on? S22+. See, mis praegu just välja tuli. Mul oli seda vaja. Samsungi mubla. Samsung ja, aga sul? Mul on Redmi 10 Pro. Seda ma ei teagi. Ma olen Samsungite peal olnud. Mul on ka Samsung 1, aga mul on Redmit ka. Niimoodi või? Kuule, kas kääre võib näidata, et kui nuga ei või? No põhimõtteliselt kääre, kuna sa teed kääridega nagu seda tööd on ja mitte ei vehi seal kaamera ees ega ei torka keda, siis põhimõtteliselt sa saad hiljemate salvestuse välja on ju. Et ma arvan, et ei tohiks midagi juhtuda sellepärast, et kuna sa teed loogiliselt nagu seda, mille jaoks need käärid mõeldud on ja lõikad mingit paberit või mingit kleepekat on ju, mitte ei vehi seal kaamera ees nendega on ja ma kunagi siin YouTube'is niimoodi võeti mul video maha. Ma ei saanud aru, miks võeti, siis ma kirjutasin neile või õigemini seal põhjus andis ka on ju mingi, et ohtlik on ja mida kõik iganes. Siis ma kirjutasin neile, et ma mingi selle eluaeg, ma olengi eluaeg seal kirvega vehkinud, puid lõhkunud ja teinud. Ja muidugi YouTube'i algoritm arvas seda, et hoopis, et ma vehin seal sellega ja tekitan ohtliku olukorra, on ju. Mitte ei lõhu puid seal, kuigi ma lõhkusin seal kaameras puid, on ju. Siis ma sain oma video muidugi tagasi. Pisteti tagasi üles. Muidugi oli kommentaariumi probleem ka vahepeal. Aga selle ma sain ka korda ära. Ma arvan, et tal oli see viga, et ei nagu arvati, vaata liiga nagu lapselik hääl vaata oli siis. Aga kui vale sa oled? No paku. Mina mõtlesin, et sa oled alaealine. Kusjuures tegelikult olengi, aga ma olen 15 tegelikult. No võtta, alaealine mõtlesin, aga sa räägid küll nagu täiskasvanud. Nojah.
ma olengi eluaeg siuke täiskasvanu moodi inimene olnud. Tahan täiskasvanud asju teha ja ma sõidan praegugi vahepeal traktoriga ringi ja Hull naine siis, hull noor naine või? Nii peaks ütlema. Vaata, ma Maria kirjutas, et tal oli troon, aga kukkus alla ja viisime tagasi. Päris hea. Aga mina arvan, et troon võiks olla ikkagi nendel, kes täna oskavad, et sa ei pea kõike omama. Sa saad osa asju ikkagi tellida. Tegelikult ei pea jah, kõike omama. Tahtsite nalja teada? Davai, ma räägin ühe nalja. Mina tahtsin trooni. Tuli, üks armas tütarlaps tuli siia. Mul on troon. Tal oli see õppetroon siukene, mis natukene tõusis õhku, onja. Ma ütlesin, ma tahan teda kõrgelt alla pilti, Huumeli talu, tahan seiklusmänge tegema hakata. Ma olen mingi, kui ma siia algul tulin, ma polnud kuud aega siin olnud veel, ma mingi hullult hakkan möllama. Aga see troon ei teinud nii, nagu ma tahtsin. Siis see troon tuulega värises. Tol päeval oli tuul, ei sobinud mitte miski ja mina olin niimoodi, siis ei saabki seda, mida tahtsin. Ja ei läinud 3 nädalat hiljem tuli meil külalised sealt. Nii kõrgelt näitas mees. Mis mõttes sealt? Tallinnast tulevad külalised. Jaa, muidugi tulevad Tallinnast külalised. Aga kus nad tulid? Nad tulid helikopteriga. Ühesõnaga, Erko sõitis meile siia samma hoovi. Näitan kohe kuu. Siia muruplatsi peale, siia selja taha, onja. Erko sõitis siia, mina läksin siis muidugi telefoni täis laetud, mees ütles igaks juhuks laed täis telefon, meil tuleb külalised, saab filmida, teha värki-särki. Ja ma olin juba kopteris, yes. Ma olin 6 aega olnud Uueni talus alles. Ja ma tegin need pildid ise ülevat ja kõik need võtted, siis ta viis meid mere äärde ja siis ta tõi meid tagasi, siis ma tegin sellele alal kõik pildid, ma sain maastikupildid kätte. Vot siis, nii juhtus minul. Tallinnas naaber on meil siis helikopteri omanik, on ju? Ma ei teadnud seda. Peab vaatama, jah. Ega jah, annab sõita igasuguste traktorite ja blablabladega tegeleda. Elektroonikaga. No see, et sa traktoriga sõita tahad, on ju. Ma räägin, kui sa siia tuled, sa saad siin ka proovida neid asju. Et kui sa ükskord mahti saad. No, peab vaatama, kuna ma seda aega leian. Võibolla sügisvaheajal saab tulla. Peab vaatama, vaata, ega sinna Pärnusse peab Tartus bussiga sõitma, siis bussiga peab vist sealt tulema sinu juurde, kui sinna piiri äärde teha. 2 bussiga ja Pärnust tuleb ümber istuda. Mu tütar käib Tartus siia ju. No see on loogiline jah, et peab ümber istuma. Ja tulevadki keelumärgid või? Läti ripud. Stop! Üks lipp läi sinna kotti. Lõikad ära ja pani sinna kotti. Vaata, kui seda... Vaata, kui hästi te jälgite mind. Minu meelest see TikTok ajab jumala sassi, kui sa teed samal ajal midagi. Toitu tegin ka ju mitu korda. Unustad täna mujal ära. Ja. Aga mulle meeldib siin niimoodi. Aitäh, Heilika. Vahepeal peab siia ka vaatama. Näed, 14 000 süda ja 36 vaatajat. 36 on päris hästi, on ju? Et võrreldes sellega, et täna on avatud talude päev ju. On. Meiega küll avatud talu ei ole, aga kokkuleppel saab ikka ka vaatama seda talu. Meil on samamoodi. Talutuur on 5 eurot nägu. Tahad bussitrippi, küsime juurde. Et niisama päeval võib meile ka tulla, jah? Sul saad tagataustal traktor või? Sa oled nii terane. Jaa. Tuleb panna käima. Mingi sõiduk see on. See ise sõitis siia, nii et tal on vaja võib-olla 2 juhet ühendada ja läheb. Tuleb panna käima. Vaatama, jah. Ja siis on meil see lumepuraan siis või? See on ka, seal on samamoodi elektrikut juba vaja. Ega ma olen ka vahepeal elektrik. Ma ühendasin sauna vahel jääkidest, vedasin elektri sisse. Issand, sa oled veel siuke andne. Uskumatu. Leiutaja ja siis mingi laagrite tegija ja uskumatu. Lahe. Ma olen ju
väiksest peale ma mängisin mingite vanade juhtmetega, mingid elektrivärki, kunagi aastaid tagasi. Vedasin juhtmed ja siis mängisin, et seal on mingi elekter sees, vedasin kõik kaablid õigesti, siis kunagi käis mingi elektriku moodi tüüp seal midagi tegemas, ma ei mäleta, kas mitte elektriku tööd, aga mingeid muid asju käis seal tegemas. Aga mina tutvustasin talle. valmisin. Jaa. Ta vaatas seda ja muidugi ta oli see teibiga, mõned asjad olid lahtised, aga muidu oli kõik õigesti, jooksid seal. Niimoodi pauku poleks käinud põhimõtteliselt. Okei. Ja meil isa ehitas liivakasti, aga ma ei mänginud seal. Huvitav küll, miks meie ümber oli kõik põllumaa. Me võtsime oma need mänguasjad, autod, piimaautod, värgid, kastikad, kõik kaasa ja tegime mulla peale linna, erinevad majad, värgid, särgid, garaažid. Jumala lahe, mis liivakast see väikseks meile. Maavärkna. Mis liivakast? Jaa. Ja nüüd näed, saan pakkuda inimestele seda võimalust. Mina oma maagilise maani jõudsin ja läbi selle saan nüüd hakata ka teiste unistusi täitma ja samas enda unistusi ikka edasi. Aga see laagri mõte tuli tegelikult sellest, kas ma saan oma kohtade arvu täis või ütleme selle inimeste arvu 10–20 ja teen selle laagri. Aga mina ju teen seda iga päev nagunii. Ma olen ju kohal. See, kes otsustab tulla, temaga ma teen igal juhul. Esimene registreerija on olemas. Ilma, et ma jõudsin veel midagi kuskilt boostida, reklaamida, vaid lihtsalt ta märkas, ütles, mina tulen. Esimene on olemas, nii et igal juhul toimub. Ei teed tehtud muidu või? Okei. Ma saan üles laadima nad. Üles laadima. Ja siis need ma jätsin siia kuivama. Need purgid. Las nad siin rahulikult kuivavad. Need pesin ära, siis ei tule looduse poolt mingid sipergad sinna peale. Heina veel juurde ja tallis olid ka heina. Okei. Kelle boksid seal on? Seal ongi otseboks kohe Talmiina ja kõrval kohe kõrval. Okei. Viska lihtsalt heina alla vaata. Ma olen vaatan, mis sul üldse praegu on. Maria, tšau, Maria. Maria läheb ära praegu. Tšau, aga aitäh, et olid siin. Mis bussitrippe teil pakutakse? Mine Uueni talu YouTube'i lehele. Siis seesama, ma lähen bussi korraks, siis ma puhkan käsi vahepeal sellest. Bussi. Ma vajan hangu ja siis saab boksid ära teha. Uskumatu. Ja sa leiad aega mul siin laivis ka veel olla. Vägev. See on nagu telefonikõne. Muud ei olegi. Ongi. Näed, mesilane on siin, aga bussikene on siin. Buss. Keerame. No nii. Kes ei ole veel bussi läinud? 30 inimest on praegu laivis. Siis need magnetid käivad siia muidu, aga ta on nii kuum, siis ma ei pane. Siis kui läheb sõiduks, siis kuuma ilmaga ei saa, aga buss ise näeb välja siis selline imeline. Kellele meeldis see bussi pesemisvideo? No mul see on suur hunnik, mul seda kõik ei lähe mul ära. Ma pean seda tarima tagasi pigem. Nii, elu üle punaste vaipade. Kuule, kas kellegi läheb ette ka või? Heina? Okei. Need on nii kuumad siin. Uskumatu. Nad ei tohi nii kuumaks minna. Päikese käest ära. Ühesõnaga see siis näeb välja selline. Ja siis, kui siit laseme istmed alla, siis see läheb voodiks ja videolugude laagris saab keegi siin ööbida. Mul tuttaval oli vanal autol siuke tore värk seal. Et ta ütles, et ta oli vana auto. Ta läks natukene tuksi ära omadega. Issand jumal, kanade tibud siin laiali. Ja siis läks, tal oli sinna tehtud siuke armu laiendus nii-öelda. Et saad seal armutseda naisega. Siuke pink oli istme vahele tehtud. Et saaks laiemaks seda teha. Et seal kuskil natuke armutseda seal selle vahele. Ahah. Ja võtta, me käisime siis eile niimoodi kontsertal mehega. On mis kontsertid?
eile oli Lätis. Hea küsimus, mees ütles, tuleb minna ja mina muidu hüppasin bussi, ega mul valikut polnud ja kleit selga ja minek. aga ma ei tea ju, kes esines, selles mõttes üks mees seal mõnusasti mängis ja oli väga ilus, imeline. ise tellisime pitsat ja nautisime ja alkoholivaba õlle oli ja siis oli vägev. aga näete, kui äge see magnet on siin. See magnet. sigaretisüütaja juures. No kõik on nii originaalne, kui vähegi veel saab, onju. Ja see rooli lapata on nagu mega. Aga opa, nendest vanadest bussidest veel nii palju, et kui mina tulin tegema seda, vaadake hästi, ma siia kollase sellega sobin. Väga äge kaader on muideks. kui mina tulin Tallinnast sellega siia ja tegin Tallinna päeva selle bussiga, siis tuli mul väga paljudelt eraldi telefonikõned. Maarja, kõige lahedam TikToki video ja live üldse ever selles bussis, kui sa olid ja mida sa tegid, mida sa rääkisid. See on YouTube'is üleval. Hipibussis olen teinud pikniku. Nüüd ma tunnengi, et ma lähen vahepeal jälle ära siit laivist just seeläbi, et ma teen endale süüa midagi. Vaatan, mis mu kapis on, mis täna süüa, usalda kokka, on Maarja lause. Palju bussitripi eest küsid? Kuskil 30 kuni 50 eurot nägu. Ja oleneb ju ajast ka, kus on 1 kuni 3 tundi, kuhu ma teid viin. Ma viin teid Lätti, ID-kaart kaasa. Näiteks Andrele peabki, kui ta järgmine kord tuleb, et ta ID-kaardi kaasa võtab, siit me lähme Lätti sellega, me lähme Matsalatsasse näiteks, kus on puiduskujude park, seal on nagu vägevam kui taevaskuda. Siis me saame minna Ainasi muulile, Ainasi meremuuseumisse, siis Salatsisse viin teid, silmupüügisild, siis on Rippsild ühe koha peal. See kõik on siin meil talu lähistel. Talu lähistel, jumala lahe on see, et me räägime juurde ja mees tegi mulle kohe kõik selgeks. Viib mind siit alalt ikka välja ka. Eile kontsert ja mõnikord jälle kaugemale. Ja et ma puhkaksin, et ma talus siis ära tüdineks, on ja. Selles suhtes see on tõesti vägev. Siin on tööd, siin on loomingud, siin on, pead tegema päevauinakuid, et sa vastu peaksid. Suvel on siin väga palju teha ja talvel, mis sest see Keir, me käime ju samamoodi teeme puid ju. Lähme metsa ja talvel tehakse puid. Tuli uus traktor juurde siia. Sa oled lahe 15-aastane. Uus traktor tuli juurde. Jaa. Ja Andre... Millel on kopp ees. Oho. Aga tollega on sõitnud pole. See on siis ekskavaator või? Ei, tavaline traktor. Ühesõnaga, kui su vanemad tegelevad siis mingi põllumajandusega, et sa saad seda kõike teha või? Need ei ole mu vanemad, vaid ma olen lihtsalt abis siin. Kuidas need traktorid seal siis on? Ma seda mõtlen, et... Põllumajanduseks, noh. Nojah. Nii. Otsist ja ma tegin need ette ära. Siia teen augurauaga augud sisse ja iga kell, kui tuleb tuju, siis hakkan heegeldama. Kas tulevad külalised või mitte? Kokkamise ajal heegeldada ei saa, aga heegeldamise ajaga laivi teha saab, on ju? Ja kokkamise ajal saab ka laivi teha, aga kokata ja heegeldada samal ajal, võt seda ei saa. Võt nii on. Tänaseks ma tunnen, et ma olen oma power'i siia mõnusasti ära andnud ja mul on seda veel, aga ma hoian siis seda enda jaoks ka. Ja mida rohkem välja annad, seda rohkem tuleb tagasi. Tead seda, Keir või? Tik, jookseb ära. Jookske ära, nii hästi. Jookse. Keir, et mida rohkem välja annad, seda rohkem tuleb tagasi. Jah. Aitäh kõigile, kes te siin olite. Aitäh, Keir, sulle ka, et sa siia tulid. Nii äge. Aga igal juhul 222 teeme mul täis. Lühiklippe tuleb aga aina juurde.
Maarja Youtube'i või siia TikTok'i. Ja mul on nüüd ju ägedaid tegevusi ka. Matu ka ütleb, aitäh. Minge siis sinna Naeratuse miljonäri Youtube'i vaatama ka. Panen sinna üles, mis ma pidin panema? Mütsi tegemise selle video. Näeme varsti, muidugi näeme, igatahes tulin ootamatult laivi, kellaajaliselt sain aru, et see ei kuulu mulle. Ma lihtsalt tulen siis, kui ma tunnen ja tahan. Igatahes, tšau, Keir, tšau, aitäh. Tšau. Tšau.